Tere! Mina olen Maria ja teie vaatate erisaadet Meie inimesed. Täna on stuudiosse saabunud 12. C-klassi õpilane Romet Rohtla, kes on leidnud aastate jooksul luulesõna jõu ning väljanud ka enda esimese raamatu. Tere, Romet! Tere! 3 aastat siin Petersoni koolis on juba lõpusirgel ja oskad sa äkki mulle alustuseks juba öelda näiteks, mis oli sinu lemmiktund? Lemmiktund või? See on tõesti hea küsimus. Ma arvan, et kas kehaline või eesti keel. Mul on siuke kahe vahel. Sest eesti keelega oli see siuke mõnus Anneli Jõgioja ülilahe ja täiega mõnus õpetaja. Lihtsalt nii mõnusad tunnid olid. Ja GK lihtsalt sellepärast, et mulle meeldib sport. Et jah, siuke kahe vahel. Nagu ma just mainisin, siis sa oled juba väljastanud ühe luulekogu. Ühe, aga tuleb veel võib-olla. No loodame. Loodame. Ja sa luuletad hästi palju. Kas sa oskad mulle öelda, kes on näiteks sind kõige rohkem inspireerinud, mingisugune kirjanik või keegi? Jah, otseselt siukest nagu kirjanikku ei ole, aga kust kõik alguse sai, oli ikkagi siuksest nagu muusikast, ma ütleks. Et ma arvan, et siuke inimene, keda ma välja tooks, oleks Eik-Erik Sikk, artisti nimega Eik. Teeb ülilahedat räppi, siukest, mitte päris räppi, aga siukest luulehõngulist räpilaadset muusikat. Ta ise ka täpselt tegelikult ei tea, mis ta see žanr on nii-öelda. Aga tema et otseselt nagu kirjanikku ei ole, sest come on, tänapäeva noored me ei loe palju, et tuleb siis kuulata muusikat. Kuidas on Petersoni kool lasknud sulle siis saada selliseks inimeseks, nagu sa praegu oled? Praegune inimene, nagu ma olen. Ma arvan, et kindlasti on need mõnusad õpetajad, kes meil on siin kõik. Ja need moodulitunnid. Et moodulitundidega see on siuke nagu teistmoodi tund on ju. Ja sul on nagu hoopis teistsugune atmosfäär ja õpikogemus. Nii et sealt tuleb hästi palju juurde. Ja jah, et ma ei tea. Üldiselt siuksed klassireisid on ka olnud päris vägevad. Ja nagu, kui on näiteks kooliga mindud kuskile, siis need on ka siuksed inimest nii-öelda muutvad või kujundavad tegurid. Et sealt ka kindlasti tuleb hästi palju muutust. Ma küsin niisama, mis moodulit sa valisid? Mul oli alguses, kui ma 10. läksin, mul oli IT, sport ja ettevõtlikkus. Siis ma sain poole aasta päralt aru, et IT mulle ei sobi. Siis minu hea sõber Rudolf Toika oli, et kuule, et tule meediasse. Meedia on nagu üli chill, üli lahe. Teeme igast lühifilme, käime igast muuseumites, siuksed nagu nii-öelda filmimuuseumites ja nii. Ja siis ma tulin käi üle ja siis juba siiamaani on ju nii-öelda nagu meediasse. Sport oli siuke nagu kindel valik, sest ma tegelesin juba tollel ajal hästi intensiivselt võrkpalli ja rahvatantsuga. Ja siis ma teadsin, et kindlasti sport on nagu see, mida ma tahan teha. Kas siis nagu tulevikus või lihtsalt siukse nagu hobina on ju. Ja ettevõtlikkus ja ettevõtlus oli lihtsalt sellepärast, et teada saada, kuidas siis oma rahaga nagu ümber käia või et nagu, mida ma siis nagu, et kui ma suureks saan, on ju, ja mul on raha, et mis ma teen sellega, on ju, et siuke nagu kooslus siis. Et tulevikuplaanides need moodud, mis sa nüüd valisid, need kindlasti aitaksid sind, on ju? 100%. Okei, aga kuule, mul on sul üks väike mäng. Mäng on siis, kui hästi sa tunned Petersoni õpetajaid. Ma näitan sulle siin slaididel siis emojisid. Sina pead ära arvama, mis õpetajad sa kõige rohkem iseloomustab. Nonii. Esimene. Kuidas? Nii, meil on õpetaja emoji ja siis meil on puu emoji. Mis puu see on? No ei saa üldse aru, tamm, ei. Tamm, teatamm. Loogiline. Lahe. Okei, nii. Kunst. Ja see meie kunstõpetaja. See üks ja vana hea. Aga, oot. Sa tead. Ma tean küll, jah. Sa tead. Aga ei tule. Ellen Hõim. Come on, Ellen Hõim. Kui oleks võib-olla H-tähe öelnud sinna lõppu ka veel, siis äkki. Aga muidugi Ellen Hõim. Nii, meil on kuu emoji. Väga raske. Siis meil on filmilink. Väga raske. Siis meil on CD. Couch. Sinine couch. Oh my god, Riho. Jaa, muidugi. Õigus, Riho Rosin. Jah. Nonii, mis on siin on?
See on päris hea. Nii, telefon on ju, siis meil sajab vihma ja siis meil on nagu sükene, mis see siis olema peaks, nagu mingi mets või? Mingi... See on nagu nimega seotud. Aha. Kas see on keegi õpetaja, kes mul võis olla või see on nagu üle kooli nagu kõik õpetajad? Ma ei tea, kes su õpetajad olid ju. Selles mõttes see on nagu raskem jah, et vaata, mul on nagu ainult mingi osad õpetajad olnud, on ju. Et nagu kõik ei ole olnud. Aga ma arvan, et hard pass, sest pole õrna. Kui mõtlen sulle, et ta õpetab näiteks matemaatikat. No mul oli... Helin Reimets. Pigem arvan, et on ikka sinu õpetajad. See on nii arvas. Geograafia õpetaja või? Ei ole. Jüri Ekimov või? On küll. Ma korra vaatasin, et see oli nagu see geograafia mingisugune joonis seal. Aga okei. Tubli. Noh, mis see mingi 4-5. Väga tubli. Pole paha. Aga liikudes edasi küsimustega, mul on sulle küsimus, et mis värvi on näiteks Petersoni kool sinu jaoks? Ma arvan, et valge, sest valges peaks olema kõik värvid, on ju. Või no see on see, et kui see koond läheb sinna, siis ta tekitab selle valge. Okei, tuleb ette. Kui mu teadmised on õiged. Kui mu teadmised ei ole õiged, siis parandage mind kuskil siin riba peal niimoodi tuleb. Aga jah, ma arvan valge. Valge on siuke ilus, naturaalne. Ja noh, kuigi valget võib muidugi seostada haiglaga, aga meil ei ole siin mingit haiglat, meil on siin väga ilus renoveeritud koolimaja. Nii et ma ei tea, see valge, ma ei tea, list on valge. Siuke helge. Jah, mõnus. Et kui nüüd tulevad uued rebased sisse järgmine aasta ja kui sul oleks näiteks üks võimalus või nagu üks lause neile midagi öelda, kuidas iseloomustad näiteks meie kooli, mis see oleks? Ma arvan, et meil on kõige vingemad õpetajad ja kindlasti nagu võtke nagu viimast nendest õpetajatest, sest kui 3 aastat läbi saab, siis nii naljalt neid tunde ja õpinguid siis enam tagasi ei saa. Milline õpetaja sulle kõige rohkem meelde jäävamaks jääb ja millega näiteks, oskad mulle öelda? Ma arvan, Anneli Jõgioja on praegu, meie vana eesti keele õpetaja. Et ta oli nagu nii alati toetav ja siis temaga sai seda UPT-d ka tehtud. Et üli nagu siuke supportive ja rahulik, üldiselt. Et ei pidanud nagu väga palju nagu ise tõmblema ka, sest ta tõmbles ise ka väga palju. Nii et jah. Aga räägi mulle, kus me näeksime sind 5 aasta pärast? 5 aasta pärast ma olen siis 24. Lõpetan arvatavasti, ma olen nüüd kaitseväkke ja siis üritan ülikooli minna, ülikool on 4 aastat ja siis üritan ülikooli lõpetada, ma arvan. Süke, ma arvan, Viljandis kuskil seal, Kultuuriakadeemias. Mida sa õpiksid ülikoolis? Kultuurikorraldus on praegu see, mida ma jahin. Et varsti on sisseastumiskatse teha. Aga 5 aasta pärast kuskil Viljandis, väikses kohakeses. Ja siis sealt edasi, ma arvan, suurde laia maailma. Et kas Tallinn, Tartu, sinna, kuhu töö viib, ma arvan. Et tahaks kindlasti kuskil nagu, mitte nüüd büroos, aga kuskil siukses suuremas kohas töötada, et kus on nagu kultuurivaldkond. Et ma tean, et on küll paar kohta siukest, kus saaks töötada. Ikka luuletamas, tantsimas? Luuletamisega eks näis, et mis tollega saab, aga praegu on siuke nagu mõtteline paus, päris pikaline ja ma arvan, et küll ma midagi kindlasti veel teen, et kas nüüd just päris siukest luulelist, aga siukest... Midagi loomingulist ikka tuleb. Nagu tahaks siukest nagu teistega koos teha, et midagi nagu suuremahulist, aga jah. Ja jah, kindlasti rahvatantsijana ka jätkan, et kus sa pääsed, on ju. Et tahaks täiega nagu ka, ütleme niimoodi, et kui ma olen mingi 50 või 45, umbes siis on ju, et teha nagu 100 asja. Ei, 100 asja ei taha päris teha, aga tantsupidu korraldada või midagi siukest. Ma isegi näeksin seda, et oma rühma läbi viia.
teha niimoodi. ma hoian seda meeles, tulevikus näeme. Võidlepi. Aga aitäh, et tulid. Aitäh kutsumast. Oli tore sinuga vestelda. Samad sõnad. Täname, et vaatasite erisaadet Meie inimesed. Kohtume juba järgmiste külalistega.